Täna ja homme on Tallinnas koos 130 perekonnaseisuametnikku 15 Euroopa riigist, et vahetada kogemusi ja oskusteavet. Kuigi paraku pooled abieludest Eestis lahutatakse, on abiellumine endiselt moes. Tallinnas soovivad seda sageli teha ka välismaalased. Näiteks mullu oli siin abiellujaid 66 eri riigist. See tendents on umbes meie näitel 20%, mis tähendab siis ka seda, et need inimesed kõik soovivad meile esitada dokumente teistest riikidest. Ja see on just see valdkond, millest me siin täna räägime, et dokumentide esitamine ja vahetus riikide vahel oleks lihtsam inimeste jaoks. Eestlased on oma perekonnatoimingute digitaliseeritusega kindlasti Euroopas eesminejad ning sellealane kogemus on teistele riikidele heaks õppevahendiks. Isikukood, sünnitunnistus, eluase koha registreerimine, nime muutmine, abiellumine, lahutamine. Neid teenuseid on väga palju. Muidugi Eesti on selles mõttes Euroopas eeskuju nende teenuste digitaliseerimise osas. Estonia, I often call it the Silicon Valley of Europe. What's going on here? The whole society is not only the digitization, also the society and the vitality, everything. Abielu lahutus on samuti üks perekonnaseisu toimingutest, mis paljude hinnangul on lahutajatele liiga kergeks tehtud, ent ametnikud nii ei arva. Raske öelda, kas on liiga lihtne. Ma arvan, et seadusandja on selle väga hästi läbi mõelnud. It's getting more easy, I think. And you can have a lot of philosophies on that. Sometimes I think, if a couple doesn't want to live together anymore, make it easy. But also you have to protect relationships sometimes. A law is nothing more than writing down what the people want. And if that's a development for the people, that marriage is less important and so on and so on. Okay, no problem.